Olemine ja olemasolemine. Olemine ja olemasolemine. Olemine ja olemasolemine. Olemine ja olemasolemine. Tervist! Minu nimi on Einar Laigna ja tänast saadet on ajendanud üks raamat, mis meil on eesti keeles üllitatud. Selleks on John Cornwelli raamat Paavst Pius XII pealkirjaga Hitleri paavst Pius XII varjatud lugu. Kiriku ajaloolasena loomulikult pälvis see minu erilist tähelepanu ja kuna nimetatud paavsti eluloo ja pontifikaadi uurimine on olnud mul õpingute ajal üheks kursuse teemaks, mille kohta ka on kirjutatud vastav töö, siis ma leidsin, et minu kohus tõe nimel on oma kommentaar teha ilmunud raamatule. Kõigepealt rääkides paavst Pius XII alustaksime lühiandmetega tema eluloost. Paavst Pius XII, kelle pontifikaat oli väga raskel ajal Euroopa ajaloos 1939 kuni 1958, sinna sisse jääb ju see kohutav teine maailmasõda. Tema kodaniku nimi on Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli. Ta sündis 2. märtsil 1876. aastal Roomas, aristokraatlikus perekonnas, kus olid tugevad traditsioonid ja kus mitu põlve eelkäijaid temal olid juba Rooma katoliku kirikus tähtsatel ametikohtadel. Eugenio vanaisa oli Gregorius XVI ajal rahandusminister. Aastatel 1851-1870 aga Pius IX siseministri abiline. Asutas 1861. aastal ajalehe Osservatore Romano, mis on siiani Vatikani ametlikuks häälekandjaks. Isa Filippo oli Vatikani jurist ja onu Ernesto Pacelli asutas 1880. aastal Banco di Roma, olles selle peadirektor. Eugenio vend Francesco oli samuti kõrgel kohal Vatikanis, olles ka osavõtja 1929. aasta Lateraani kokkuleppes. Perekondlik taust sotsiaalse miljööna, nagu me näeme, on väga oluline. Ka on see tunnistus sellest, kuidas traditsionaalne kultuuritüüp toimib nii ühiskondlikus kui perekondlikus liinis. Mõningad väikesed iseloomustused selle paavsti kohta, kelle karisma, kelle kirikujuhi, võiks öelda ideaalsed omadused ja inimlikud omadused on näiteks leidnud lühidat kirjeldust kirjanik Hochhuthi kirjelduses, kelle teos Asemik on ilmunud ka eesti keeles Loomingu Raamatukogus ja mis omal ajal maailmas tõstis üles suure kohu ja probleemid seoses paavst Pius XII tegevusega teise maailmasõja ajal. Hochhuth kirjeldab Eugenio Pacellit järgmiselt, et tema pühadus väljendus rohkem nagu institutsioon kui persoon. Suured žestid ja tema elavate, erakordselt ilusate kätte mäng, tema naeratav aristokratism ja samal ajal külm, peaaegu jäine pilk kuldsete prilliklaaside taga annab meile võimaluse rääkida sellest paavstist, kelles oli kehastunud institutsionaalsus ja see institutsionaalsus oli siis esitatud ka erilise isikliku karisma ja omaduste läbi. Tema eluajal kõneldi Roomas ühest aknast, mis on valgustatud veel siis,
kui kogu Rooma linn magab ammu öörahus. See oli paavsti töötoa aken ja lisati: paavst töötab. Võtame teise raamatu, mis on eesti keeles ilmunud. See on Maxwell Stewarti Paavstide kroonika, paavstid Peetrusest tänapäevani. On antud ka lühike iseloomustus tema pontifikaadist. Pius 12, ta oskas ladina, itaalia, prantsuse, saksa, inglise, hispaania, portugali, hollandi, slovaki ja ungari keelt. Olgu lisatud, keeleoskus tähendab Vatikanis oskus selles keeles suhelda ja rääkida, mitte lihtsalt passiivset tõlkeoskust. Elu lõpupoolel võttis ta eesmärgiks õppida ära ka araabia keel. Tal oli anne kerge vaevaga selgeks saada kõige erinevamaid keeli. Näiteks piisava portugali keele oskuse omandas ta vaid mõne nädalaga. Nii et ta oli võimeline esinema Brasiilia parlamendi ees. Lisakommentaarina, kuna me teame, et kirikus ladina keel on see ametlik keel, mis on ka ühtlasi nende nimetatud Euroopa keelte põhialuseks, siis see, kes oskab ladina keelt, sellel on suht väga lihtne ka ära õppida teisi sellel keelel baseeruvaid Euroopa keeli. Edasi jätkan. Pius 11. oli surnud just enne teise maailmasõja puhkemist ning nagu Benedictus 15. pidi nüüd ka Pius 12. juhatama kiriku läbi määratu konflikti, mis võis purustada suure osa maailmast. Kusjuures paavsti ülesanne oli aidata leida pärast seda ka lepitust ja võimalust kõike uuesti ehitada. Juba mõni kuu enne valimist ja riikidevahelise vaenutegevuse algust oli paavst teinud kõik võimete kohase sõja ärahoidmiseks, kutsudes üles korraldama rahvusvahelist konverentsi ja levitades raadio teel üleskutset maailmale sõjategevusest loobuma. Ja kui sõda oli juba valla päästetud, püüdis ta kõigiti hoida sellest eemal Itaaliat. Sõja-aastatel rõhutas ta hoiakut, et ta on objektiivne, mitte neutraalne, sest need on olulised erinevad mõisted. Kui päris mölluks läks, käivitas Pius laiaulatusliku programmi sõjaohvrite, juutide, põgenike, sõjavangide saatuse leevendamiseks. Ent peagi tekkisid vastuolud seoses sellega, kui täpselt olid määratletud tunnused, mille põhjal ta esitas süüdistuse elajalikkuses ja genotsiidis. Kui siis lõpuks oli jälle rahu jalule seatud, aktsepteeris ta Itaalia valikut eelistada monarhiale vabariiki. Ühtlasi oli see osutus Rooma aadelkonnale, et privileegide aeg on otsa saanud. Kogu tema tegevus lähtus põhimõttest, mida ta järgis nii sõja ajal kui pärast sõda, et sotsiaalseid reforme teostades tuleb kõigepealt säilitada iga üksikisiku väärikust, vabadust ja individuaalsust. Sestap pole imestada, et tema silmis oli kommunism selles maailmas eriti ohtlik jõud, kusjuures ta otsis vastujõudu perekonnast, rõhutades selle tähtsust ja riigi huvide allutamisest indiviidi huvidele. Nii nagu Pius 9. ja eriti Leo 13. austas ta sügavalt neitsi Maarjat ja 1950. aastal, see aasta oli kuulutatud pühaks, mis tõi Rooma kokku miljoneid palverändureid, määratles ta Maarja ihuliku taevasse mineku. Püha aasta lõpetas ta Portugalis Fatimas, katoliikliku maailma ühes tähtsamas pühamus. Piusi õpetuse teemade ring on tohutu. See hõlmab kiriku vaimulikku missiooni, inimkonna saamislugu, kunstlikku seemendust, ordinatsioonide õiguspärasust, kommunismi, raadiot, televisiooni ja filmikunsti, evolutsiooni, kirjanduskriitikat ja kollektiivse süü kontseptsiooni. Ta oli esimene paavst, kes sai maailmas tuntuks läbi raadio ja televisiooni. See mõjutas olulisel määral tema üldist mainet, kusjuures kaasa aitas ka tema välimus, mis viitas sügavale askeetlusele. Tsitaadi lõpp. Nüüd läheksime meie tänase teema selle kõige niisuguse olulisema küsimuse juurde ja John
Cromwelli raamatu Hitleri paavst olgu tähendatud, et ka kaane pildikujundus on mõjuvalt või tendentslikult mõjuv. Üle terve lehekülje ilutseb tume aakrist ja selle aakristi sees on siis näha, kuidas paavst Pius 12. läheb. Ja raamat on kirjutatud andekalt, siin on kokku kogutud suurepärane materjal ja kindlasti tuleb tänusõnad kirjanikule anda selle töö eest, mis on tehtud, selle materjali eest, mis on kogutud ja lisaks loomulikult hoogne, elegantne, kõrgetasemeline esitusviis. Ja autori auks peab ka ütlema, et ta ei ole teinud faktide valikut mitte valikuliselt, mitte kallutatult, tendentslikult, vaid tuleb au anda, ta on toonud tõepoolest mõlemilt poolt esitatud faktid esile. Selles mõttes on väga üllatuslik, et järeldused, mis ta teeb, on kummalised seetõttu eriti, et kuna autor ise on katoliiklane ja nagu tema tööst on näha ka teaduslikuks tööks, kõrgetasemeliseks teaduslikuks tööks võimeline, siis kas ta katoliiklasena lääne kultuuris elades tõesti kiriku olemust ei ole tunnetanud põhjalikult, et aru saada paavst Pius 12. pontifikaadi ajal tehtud otsustest. Katsume lühidalt meie raadiosaate piiratud mahu ulatuses heita sellele pisut valgust, tuues esile kõige olulisemat. John Cromwell oma raamatus siis, tuues küll esile kõik seisukohad, teeb lõppkokkuvõtte paavsti jaoks siiski negatiivse. Ja see lõppkokkuvõte tahab temast siis teha niisugust arvestavat poliitikut, kellel sõjaaja koleduste keskel puudus õige kodaniku julgus teatud asju otse ja selgelt välja öelda. Kas see on nii? Küsimus puudutas loomulikult seda nii õrna ja tundlikku küsimust, mida me tunneme holokausti nime all. Ja põhisüüdistus, mille esitab ka kirjanik ja mida on ka teised esitanud paavstile, on siis see, et mikspärast, olles teadlik sellest, mis maailmas toimub, ei ole nimetanud ta kordagi eraldi juute. Ei ole seda rahvust eraldi esile toonud, vaid et kõik paavsti sõnavõtud sõja ajal ja ka selle järel on nagu kuskilt kõrgemalt torni otsast, millest kogu inimkonda vaadatakse mingilt teiselt positsioonilt. Nii see tegelikult ongi. Ja katsumegi selle kõige olulisema siis toetudes raamatus esitatule esile tuua. Kõigepealt kirikus ei ole rassismi. Kirikus ei ole rahvusi. Kristuse kirik on ülemaailmne, mis Jumala rahvaks on püüdnud siduda inimesi kõikidest rassidest, kõikidest rahvastest. Seetõttu kordan, kirikus ei saa, ei või olla rassismi. Ja nüüd, kui me vaatame paavsti hukkamõistvaid ütelusi, siis me märkame seda, et paavst ei tee vahet. Ta ei lähtu sellest ega ei saa lihtsalt poliitiliseks jõuks maailmas selle läbi, et ta valib ühe poole ja siis mõistab hukka ühe poole kuriteod ja vaikib maha teise poole kuriteod. Paavst ei saa selliselt toimida, kirikuna ei saa. Mul oli hiljuti vestlus Tunne Kelamiga, meie poliitik, kes on tänuväärset tööd teinud Euroopa Liidus seoses kommunismi kuritegude hukkamõistmisega. Me oleme ju näinud seda, kuidas siin aastakümned peale sõda, kuivõrd vastumeelselt läänes üldse taheti tegeleda selle küsimusega, milleks on kommunismi kuriteod. Need kuriteod on ometigi avalikkusesse välja ilmunud kogu oma kohutavuses, oma mastaapsuses, oma sadismis, oma jubeduses ja lõpuks muidugi küll vastu tahtmist, aga ei jäänud midagi muud üle, kui tuli hukka mõista ka kommunismi kuriteod.
kas me jääme siia peatuma? Kas kuritegude puhul saab olla üldse ühte piiri, kus me ütleksime, et kui ühte või teist kuritegu on sooritanud näiteks ütleme A, siis B puhul me äkki on meil suu vett täis ja võetakse seisukoht, et B poolt samasuguseid kuritegusid, mis on toimetatud, ei tohi hukka mõista. Paavst ei lähtu sellest, et ta peab valima kuritegudes ühe poole, vaid ta lähtub sellest, et ta mõistab hukka kuriteo kui sellise sõltumata tegijast. Teine maailmasõda on tänase päevani ääretult aktuaalne ja selle ümber kired mitte ainult ei ole ilmutanud vaibumise märki, vaid pigem lähevad kuidagi tigedamaks teise maailmasõja järelmid ja selles mõttes on see teema ääretult aktuaalne. Küsimus on siis selles, et paavst oli mitmeid kordi sõna võtnud, mõistes hukka kõik kuriteod, sõltumata sellest, kelle poolt need ka oleksid sooritatud. Paavsti silmis ei ole vahet, kes teeb, vaid küsimus on kuriteos endas. Üks tsitaat Cromwelli raamatust lehekülg 378. Tulenevalt kestva hoolega täidetud südamest on püha tool alati olnud ja on ikka veel suuresti murelik sõjaagressioonide vastu kaitsetud tsiviilelanikkonna saatuse pärast. Käesoleva konflikti puhkemisest alates pole möödunud ühtegi aastat, mil me poleks pöördunud oma avalikes lausungites kõigi sõjapidajate poole, meeste poole, kellel on samuti ema armastuses vormitud inimsüdamed, et nad näitaksid üles kaastunnet ja halastust eraisikute kannatuste puhul, abitute naiste ja laste puhul, haigete ja eakate puhul, kelle peale on selgest taevast langenud terrori, tule, hävingu ja rüüstamise padu. Meie pöördumisest hooliti vähe. Tsitaadi lõpp. Leheküljel 425 on küsimuses 1944. aastal alanud juutide deportatsioon Ungarist, mille kohta 25. juunil saatis Pacelli Ungari regendile Hortile kaabeltelegrammi, paludes tal kasutada kogu võimalikku mõju, et peatada kannatused ja piinad, mida loendamatu hulk inimesi teeb läbi lihtsalt oma rahvuse või rassi tõttu. Tsitaadi lõpp. Võtame järgmise paavsti arvamuse. Lehekülg 428, tsitaat. Oma 1944. aasta jõuluraadiokõnes andis Pacelli vastu tahtsi ja ettevaatlikult demokraatiale õnnistuse. Esmalt tsiteeris ta oma eelkäija Leo 13, mööndes, et katoliku kirik ei tauni ühtki erinevatest valitsusviisidest tingimusel, et nood oma loomult seatud kodanike heaolu tagama. Seejärel juhtis ta tähelepanu ohtudele, mis peituvad demokraatias kui masside arutus valitsemises, kuulutades ühtaegu, et ilma katoliku kiriku soosinguta ei ole demokraatia võimeline toimima. Kirik on ühenduses selle üleloomuliku armujõuga, mis on vajalik Jumalast seatud absoluutse korra täideviimiseks. Selle korra, mis on põhimaks aluseks ja juhtnormiks iga demokraatliku riigi jaoks. Tsitaadi lõpp. Lehekülg 429 käsitleb paavst küsimust, mille kohaselt kiriku silmis ei ole mingit vahet Ameerika häbenematu materialismi ja Nõukogude Liidu ateistliku materialismi vahel, mis on lihtsalt nii-öelda ühe ja sama isiku kaks kätt. Ma arvan, et juba nendest tsitaatidest on näha, et kirik seisab kõrgemal ja ei saa asuda konfliktis ühe või teise vaenupoole poole, vaid ta peab lähtuma kõrgematest printsiipidest, jumalikest printsiipidest.
Võtame järgmise tsitaadi, lehekülg 466. Paavst Pius XII surmale järgnenud tundidel saabus läänemaailma riigimeestelt rohkesti austusavaldusi. Harold Macmillan, Suurbritannia konservatiivist peaminister, ütles: maailm on vaesem, kaotanud mehe, kes mängis nii suurt rolli hingeliste väärtuste kaitsmisel ja töös rahu heaks. President Eisenhower ütles: talle kuulus elu, mis oli täis Jumalale pühendumist ja kaasinimeste teenimist. Ta oli türannia teadlik ja selgesõnaline vastane. Nii Macmillan kui Eisenhower tundsid Pacellit sama hästi isiklikult kui avalike esinemiste kaudu. Iisraeli välisminister Golda Meir kirjutas: kui meie rahvale langes natsliku terrori 10-aastane kohutav kannatuste aeg, tõusis paavsti hääl ohvrite kaitseks, meie aja elu rikastas hääl, mis rääkis avameelselt suurtest kõlblustõdedest, kõrgemal igapäevaste konfliktide möllust. me leiname suurt rahuteenrit. Tsitaadi lõpp. Kuna siin oli tsiteeritud ka Ameerika kindralit Eisenhowerit, kes juhatas Ameerika vägesid teise maailmasõja lõpule Euroopas, siis olgu juurde mainitud sõjaajaloo uurijana, et näiteks Eisenhower sai hakkama sellega, et ta oma vihkamises sakslaste vastu ei nimetanud Saksa sõjavange mitte sõjavangideks, mille puhul nende suhtes oleks kehtinud sõjavangide kohtlemise konventsioon, vaid ta nimetas neid demilitariseeritud vaenuvägedeks, mis andis võimaluse neid kohelda ükskõik mil viisil ja me teame, et see viis lühikese ajaga 1,2 miljoni Saksa sõjavangi, võiksime ju siis öelda, vägivaldsele väljasuretamisele vangilaagrites, nälja ja kõige muuga. Nii et neid asju paavst oli ju teadlik kõiges. Ta ei saanud olukorras, kus kõik pooled sõja ajal panid toime inimsuse vastaseid kuritegusid, et ta ühe poole mõistab hukka, mõistmata hukka teist poolt. Seetõttu paavst nimetamata konkreetselt ühtegi riiki ja nimetamata konkreetselt ühtegi rassi või rahvust räägib üldiselt kõikidest, kes nendel või teistel põhjustel sõja ajal kannatama pidid. Ja need kannatused on väga paljudel rahvastel. Loeme veel mõningaid hinnanguid Cromwelli raamatust, lehekülg 486, tsitaat. Kuid Johannes Paulus, see on siis Johannes Paulus II, hilja lahkunud paavst, eelviimane, kasutas viimati nimetatud selleks, et vabastada süüst Pius XII sõjaaegne käitumine, väites, et Pacellil pole mitte millegi eest vabandada ja ta võib kõige üle uhke olla. Paavst Pius XII diplomaatia tarkus leidis paljudel juhtudel avalikku tunnustust juudi organisatsioonide esindajate ja üksikisikute poolt, kirjutas ta. Näiteks teatas 7. septembril 1945 doktor Joosef Nathan, kes esindas Itaalia Heebrea komisjoni järgmist. Üle kõige me avaldame tunnustust ülimale kiriku peale ja ordude liikmetele, kes Püha Isa juhtnööre järgides tunnistasid tagakiusatud oma vendadeks ja kiirustasid jõudu kokku võttes ja ennast salgavalt meile appi, vaatamata kohutavatele ohtudele, millesse nad endsid seadsid. Milles oli siis asi? Asi oli selles, et Rooma katoliku kirik Itaalias, me teame, ma olen ise koha peal neid asju ka küsitlenud ja tean ka kohalikke jutustusi, et kui Itaalias algas juutide deportatsioon, siis kloostrid olid pilgeni täis juute, kes sinna peideti ja keda kaitsti ja varjeti. Kuna kloostrid olid puutumatud ja ka natsionaalsotsialistlik Saksamaa sõja ajal kloostritesse ei tunginud, siis olid kloostrid need kohad, mis pakkusid tuhandetele inimestele varjupaika. Loomulikult
Need elamistingimused seal ei olnud kõige hiilgavamad, aga need inimesed olid päästetud, kaitstud ja toidetud. Nii et mis on oluline? Oluline on see, missugused olid teod. Me teame, et ilusaid sõnu võivad ju rääkida kõik, aga nende hinnangute andmisel nimelt juudi organisatsioonide eneste poolt ei ole ju mingit hukkamõistu paavst Pius 12. Loeme veel ühe tsitaadi leheküljelt 492. On juttu ühest raamatust The Last Three Popes and the Jews, 3 viimast paavsti ja juudid, London 1967. Lapide, kes oli 1960. aastate alul Milanos Iisraeli konsul, oli läbi otsinud Yad Vashemi arhiivi, sionistliku keskarhiivi ja juudi ajaloo üldarhiivi Jeruusalemmas, et leida üksikasju selle kohta, kuidas Vatikan juute sõja ajal abistas. Relvastatuna paljudest juudi piirkondadest saadud materjalidega väitis ta, et Püha Tool oli teinud juutide abistamiseks rohkem kui ükski teine lääne organisatsioon, kaasa arvatud Punane Rist. Lapide arvutas, et Pius 12. päästis otsesel ja kaudsel moel umbes 860 000 juudi elu. Ta oli eriti innukas tunnustama paavst Johannes 23. jõupingutusi, vabandamaks katoliiklaste judaismi vastasuse kauaaegse traditsiooni pärast ja tõstis esikohale Johannese andeks palumise palve, trükkides selle ära raamatu tiitellehel. Anna meile andeks see needus, mille me vääralt sidusime nende kui juutide nimega. Anna meile andeks, et me sinu teistkordselt risti lõime nende ihu läbi, sest me ei teadnud mitte, mida me tegime. Tsitaadi lõpp. Me näeme ka siin kiriku käitumist omaenda reeglite kohaselt, see tähendab, kui on milleski viga tehtud, et seda viga julgetakse tunnistada ja seda viga julgetakse avalikkuses kahetseda. See on tunnus, et jumalikud printsiibid peavad kehtima kõigepealt meie eneste kohta. Austatud raadiokuulaja, me saame aru, teema on ju jätkuvalt aktuaalne. Teema puudutab ja ta peabki puudutama mitte ainult ühel mingil ajal inimesi, vaid ajaloos toime pandud kuriteod peavad meid puudutama alati. Nad ei aegu iialgi, sest et meie inimesed oleme oma patuse loomuse tõttu eneseõigustajad, väga tihti kurjale kalduvad ja meid iseloomustab topeltmoraal. Topeltmoraal tähendab seda, et me ei mõista hukka oma enda kuritegusid, me leiame neile õigustusi ja mõistame alati suure paatosega hukka teiste kuriteod. Teeme kokkuvõtte veel kord kõige olulisemast. Oli sõda, olid vaenulikud pooled ja mõlemad pooled panid toime sõja ajal jõledaid sõjakuritegusid. Kui me nimetame ainult kommunistliku Nõukogude Liidu kuritegusid tsiviilelanikkonna kallal, kui lubeda ainult neid jubedusi, mida Ida-Preisimaale tungiv Punaarmee korda saatis, kui me mõtleme Saksa linnade lauspommitamisele, mis oli sõda tsiviilelanikkonnaga, kui me mõtleme 1/6 enne sõja lõppu Dresdeni linna hävitamisele fosforpommidega, kus üle 300 000 inimese põles surnuks, kui me mõtleme Hiroshima ja Nagasaki peale, siis kirik ei saa ühte poolt õigeks mõista ja teist poolt hukka mõista. Kirik saab ainult hukka mõista kuritegu kui sellist. Hukka mõista tulevad kuriteod sõltumata tegijast. Mitte nii, nagu on topeltmoraal, mis maailmas kehtib. Mina võin, sina ei tohi. Kuritegu nagu oleks kellegi monopol, mis on lubatud ainult ühele, see tähendab sellele, kes antud hetkel võib-olla maailmas on kõige tugevam. Kirik seisab üle aegade, kirik seisab üle ajaloo, kuid kirik on ajaloos ja kirik on maailmas. Kuna kirik on Jumala sillapea maailmas,
siis kirik ei saa. Siin maailmas riikidevahelises poliitilises huvide ja taotluste heitluses, mõjuvõimu, ressursside, kõige muu pärast, ta ei saa asuda ühele poolele ja ta ei saa õigustada ühe poole tegusid, kui need ei ole kooskõlas nende moraalsete printsiipidega, mis Jumal on inimesele ilmutanud. Ja seetõttu paavst Pius XII just nimelt käitus, võiksime öelda, ideaalse kirikupeana ja just niiviisi kirikupeana, käitudes tõeliselt moraalselt. See tähendab hukka mõistes kuritegusi sõltumata tegijatest ja kaitstes ohvreid sõltumata sellest, kes nad on, sõltumata nende rahvusest, nende rassist ja samal ajal konkreetselt tegude läbi aidates neid, kes on jälitatud, siis missugune saaks olla hinnang selle paavsti pontifikaadile, kui mitte teda tunnustav ja kiitev. Paavst Pius XII tõelisest vagadusest annavad tunnistust ju paljud pisikesed eluseigad. On suurepärane kogumik fotosid Vatikanist. Mis seal torkab silma? Raamat algab paavsti portreega ja läbi selle raamatu on portreed kõikidest inimestest, kes Vatikanis töötavad. Ka raamatukogu koristajatest on sama suured pildid nagu paavstist. Iga pildi all on jutt. See jutt on täpselt ühepikkune nii paavstil kui nendel, kes raamatukogus põrandaid pesevad. Ja see, kuidas paavst vestleb raamatukogus nendega, kes seal koristavad, teab nende elu, küsib ja pärib nende perekonnaliikmete järele, see ei ole paljalt žest. Ja Pius XII kohta on teada, kuidas ta oli mõttes halvasti mõelnud ühest Vatikani tagasihoidlikust töötegijast ja mida ta tegi? Ta lasi põlvilisele inimese ette ja palus andeks. See näitab, kuivõrd sügavalt oli temasse juurdunud see eneseanalüüs, see pidev piinlik kontroll omaenda siseelu üle. Me ju teame kloostrite praktikast seda, kuidas ka mõttes tehtud patt teise inimese vasta või lihtsalt mõttepatt, millest keegi teine ei tea kui sina ise, et see vajab tunnistamist ja vajab andeks andmist. Ja me näeme kloostri elus, kuidas sõnatult toimuvad üpris sageli stseenid, kuidas keegi laseb kellegi ette põlvili ja teine sõna lausumata annab talle õnnistuse. See tähendab, et inimene kahetseb midagi, tunnistab seda ja palub teiselt andeks andmist. See ei ole mitte ainult ilus, see on ka õige ja sügav. Kui me suudaksime sellest natukene oma isiklikus ellus rakendada, oleksid meie inimeste vahelised suhted hoopis teistsugused. Oleks nii ilus, kui meie igapäevases kõnes kõlaksid tihemini sõnad andestust, vabandust, ma vist eksisin, ja kristliku kultuuri maailmas, kus see on sügavalt juurdunud, me kuuleme, kui tihti inimesed vabandavad. Ma olen ise kogenud oma reisidel, eriti Saksamaale, kui kitsas kohas üksteisest mööda minnes vastatulija võõras inimene teeb kerge kummarduse mulle ja ütleb Entschuldigung. Igaks juhuks vabandab, et äkki minu liigne ligiolek võib sind pahandada või mis tahes, igaks juhuks vabandan. Ja see on sügavale juurdunud tõeline kristlik arusaam. Seepärast see hinnang, mille on tahetud raamatu lõpus anda, kus paavstist on tehtud lihtsalt kaalutlev diplomaat ja poliitik, kes on külmalt kaalutlenud mingeid muid eesmärke, ei ole mõistnud kahjuks ka raamatu autor kogu oma andekusele, töökusele ja kogutud materjalile vaatamata, et mina isiklikult pean, lähtudes kiriku olemusest, tema hinnangut paavstile ülekohtuseks ja mitte õigeks, ja et nende samade faktide alusel, mida ta ise oma raamatus esile toob, saab anda Pius XII hinnangu, nagu Johannes Paulus teinegi ütleb, ta ei pea vabandama mitte millegi ega mitte kellegi ees,
ta on toiminud just nii, nagu paavst peab toimima. Ja vast oleks asjakohane lõpetada see saade, mis kindlasti oli väga lünklik. Kindlasti niisugune teema mahutada poolde tundi on selge, et me saame siin esile tuua ainult ühte kui teist ja mõnda olulist. Tahaks lõpetada kaunilt tema enda sõnadega, mis peaks mitte ainult meile kristlastele, vaid ka kõigile inimestele olema ilusaks eeskujuks. Paavst Johannes Paulus II, keda me oleme õppinud siin lähiminevikus tundma ja austama, kes ajas esitas kirikut. Ja see on oluline, et igal ajastul, iga paavst, kuna ta kuulub sellesse aega, esitab kristliku sõnumi selle aja kohaselt, mis ei tähenda mitte diplomaatlikku vingerdamist, vaid selle sõnumi mõistvaks tegemist maailmale. Siis paavst Pius XII tegi seda parimal viisil inimkonna ja Euroopa ajaloole kõige jubedamal ajal. See on Teine maailmasõda ja sellele järgnev aeg. Paavsti isikliku testamendi esimesed sõnad olid: heida mulle armu, issand. Nagu on sinu alastuse kohane, teadmine vajaka jäämisest, ebaõnnestumistest, nii pika pontifikaadi ja nii tõsise epohhi kestel korda saadetud pattudest on teinud mulle selgemaks minu küündimatuse ja väärituse. Ma palun alandlikult andeks andmist kõigilt, kelle vastu ma olen patustanud, kellele halba teinud ja keda kõlbeliselt haavanud. Tsitaadi lõpp. Ma ei tahaks siia enam midagi lisada. Tänan. Kuulame lõpuks kaunit muusikat, ülevat, milles inimliku hinge kaunimad emotsioonid on ühendatud siis kosmilise niisuguse harmooniaga ja kuulame ühe baroki suurmeistrit, kes on suht vähe tuntud, kuid kelle Te Deumi algust ilmselt teavad kõik, mida kohe kuulete. Marc-Antoine Carpentier elas aastatel 1645 kuni 1704 ja kuuleme tema ülevat Te Deumi. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine
ja olemasolemine.